ärkasin ma üles selle peale, kuidas läbi silmalaugude olid sädemed. Tere head vaatajad! Loodetavasti olete välja puhanud ja saateks valmis. Tänases Liikleja saates võtame luubi alla väsimuse autoroolis. Miks see ülimalt ohtlik on ja kuidas käituda, kui ilmnevad väsimuse sümptomid? Kas tõesti piisab juba sellest, kui pista pea aknast välja ja keerata muusika valjemaks? Vaevalt küll. Te olete autoroolis ja sõidate. Ühel hetkel aga muutuvad silmalaud aina raskemaks ja te hakkate isegi nii-öelda nokkima. Ja siis avastate, et olete jõudnud uude kohta. Vahepealsed sõitud isegi ei mäleta enam. Kas tuleb tuttav ette? Kindlasti vastasid nii mõnedki autojuhid praegu vähemalt oma mõtetes jah. Ka minul on sellist asja juhtunud, tunnistan ausalt. See on aga ju märk sellest, et me oleme autorooli istunud väsinuna. See on aga ülimalt ohtlik. Üle 10 aasta tagasi juhtus mul ka olukord, kus mitmed ööpäevad Erna-retkel tööd tehes ja Erna-retk teatavasti on militaarmäng või sõjaline seiklus, kus siis ööpäev läbi toimub erinevad seiklused ja ei saanud ka meie siis töötajatena magada ja mul oli vaja jõuda järgmisel päeval siis Hiiumaale kardivõistlustele ja sa arvad, et sa tegelikult suudad seda teekonda hallata. Aga ühel hetkel ärkasin ma üles selle peale, kuidas läbi silmalaugude olid sädemed ja auto tegi nii. Ehk siis ma olin sõitnud Tallinn-Tartu maanteel piirdesse ja see piire äratas mind üles. Ja kui ma autost tulin välja, siis ma vaatasin, et see piire oli alanud umbes 200-300 meetrit ennem. Ehk siis kui ma oleks jäänud magama või auto oleks kaldunud paarsada meetrit ennem, ma ei pruugiks täna siin istuda. Et kindlasti see metallpiire mind tol hetkel päästis. Muidu ma oleks võinud lennata vastassuunda, kohtuda seal kellega iganes. Aga oli varajane hommik, kuskil kell oli 6, nii et ma jumalale tänu, ma sattusin olema seal maanteel üksi ja see metallpiire päästis, ehk siis ikkagi maantee turvavarustus nii-öelda konkreetselt päästis minu elu. Kui sa nüüd sinna piiridesse olid ära sõitnud, tulid autost välja, mis olid esimesed tunded, emotsioonid? Kõige esimene hetk on see, et hakkad katsuma, kas ma olen elus, siis tuled välja, vaatad, mis on autoga ja siis ma hakkasin tõesti vaatama seda, et kuhu ma sõitsin, mis on ümberringi, kas on autosid ja kui mulle jõudis see kohal, et tõesti see paarsada meetrit ennem oli hakanud need metallpiirded. Kui mulle jõudis see kohal, et see oli ju tegelikult mõni sekund võib-olla, kui ma oleks nii-öelda ära kaldunud, ma oleks võinud olla vastassuunas laupkokkupõrkes või kraavis või kus iganes. Et see reality check oli päris kohutav. Aga tol hetkel ma mäletan seda, et ma istusin autosse, ma pühkisin tolmu maha ja uni oli läinud väga pikaks ajaks. Sõitsin Hiiumaa praamile ja tegin oma järgmise tööpäeva ka ära. Aga pärast seda ikka aastaid ei tulnud roolis und. Martin Korjuse kogemus on hirmutav ja loodetavasti paneb nii mõnegi juhi nüüd enda sõitmist üle järele mõtlema. Kas teadsite, et uuringute kohaselt on 24 tundi järjest ärkvel oleva juhi kognitiivne võimekus sama pärsitud kui 1-promillises joobes oleval juhil? Väsimus mõjutab tähelepanuvõimet, alandab koordinatsiooni, samuti aeglustab reageerimiskiirust ja ka seda, et autojuht ei tunneta pikki vahet, et kas ta hoiab ohutut pikki vahet. Ja väsimus on unetuse üks sümptomitest ja nii-öelda unekvaliteeti mitte üks autojuht endale ei oska nii-öelda teadlikult hinnata, aga nii väsimuse kui ka vahel tundub, et ka mitteväsimuse foonil võib tekkida mikroune episood või episoodid autojuhtimise ajal ja need on väga ohtlikud. Autojuht kaotab tähelepanu ja võib kraavi sõita või liiklusõnnetuse põhjustada. Miks on korralik uni nii oluline? Kui palju und on piisav? No täiskasvanute unenormiks loetakse 7
8 tundi, kuid see varieerub ja sellel on ka geneetiline taust, ikkagi 6,5–11 tundi on variatsiooni piirid. Ja mida vanemaks inimene saab, seda nii-öelda mitte kvaliteetsemaks tema uniga muutub ja need just vanemad inimesed juba ka alates 55. eluaastast võivad vajada ka nii-öelda peale lõunast lõunaoinaku aega. Viimase 12 kuu jooksul on väsimusseisundis sõidukit juhtinud 40% sõidukijuhtidest. Väsimusseisundis on sõitnud sagedamini kuni 49-aastased ja töösõite tegevad ja aastas üle 10 000 kilometraažiga juhid. Viimase 12 kuu ehk viimase aasta jooksul on väsimusseisundi tõttu liiklusohtlikku olukorda sattunud 4% kõikidest sõidukijuhtidest. See tähendab, et üle 20 000 sõidukijuhi. Näiteks mul on meeles üks juhtum, mis juhtus Virumaal, kus juht varahommikul alustas päeva siis sellega, et ta Narvast käis Tallinnas ära. Siis oli tihe tööpäev. Õhtupoolikul tegi sõpradega kokkusaamine, käis korjas rahva peale, sõideti siis linnast välja aega veetma. Öösel sõbrad koju tagasi, juht oli Kaine grupijuht nii-öelda. Ja teel koju siis sõitis ta teelt välja ja hukkus. No tõenäoliselt sai see väsimus temast võitusest, õnnetus juhtus heades teeoludes, suhteliselt sirgel teel, lihtsalt sujuvalt sõitis teelt välja ja käis üle katuse ja nii õnnetult, et hukkus. Kui paljud juhid istuvad väsinuna rooli, saab seda üldse kuidagi mõõta? No ega ei saa, alkoholijoobega on ju lihtne, eks ole, et politsei teeb kõik puhu, et politseioperatsioone, nende põhjal me saame öelda, et 100 juhist ümmarguselt 1 on alkoholi tarvitanud. Väsimusega me ei saa seda niimoodi mõõta, kui seda üldse kuidagi mõõta saab, me saame tugineda ainult ju uuringute tulemusele. Millal väsimusega seotud õnnetusi enim juhtub? Ega täpselt vastust ei tea, sest ei ole väga põhjalikke teadustöid meil tehtud, aga mulle tundub, et see on ikkagi see päeva teine pool ja öine aeg vastu varahommikut. Meenub muideks hiljaaegu üks liiklusõnnetus, kus küll hukkunuid ei olnud, aga kaassõitja sai väga raskelt vigastada, mis juhtus kell 4:30 hommikul sirgel teel. Väga heades teeoludes, juht sõitis lihtsalt sujuvalt teelt välja ja auto käis üle katuse, et mis seal need põhjused võivad siis veel olla. Oleks loom ette jooksnud, oleks pidurdamisjäljed, aga sujuvalt teelt välja sõit, siis võib ju oletada seda, et juht jäi lihtsalt magama. Väsimusest tingitud liiklusõnnetustesse sattumise riskirühma kuuluvad 18–25-aastased noored juhid. Nende puhul on see tingitud elustiilist. Tihti on selles vanuses isikutel vähene või halva kvaliteediga uni. Ärireisidel olevad inimesed. Ajavahest tingitud väsimus ja ka muutunud liikluskeskkond tekitab lisapinget, mis väsitab oluliselt enam kui kodune tuttav keskkond. 12 ja 24 tunniste vahetustega ja mitmel töökohal töötavad inimesed. Neil on ebaregulaarne puhkus ja häiritud 24 tunni rütm. Ohtlike unehäirete diagnoosidega juhid, ehk siis juhid, kellel on näiteks narkolepsia, unetus, uneapnoe. Aga riskirühma kuuluvad ka kutselised juhid. Neil on ebaregulaarne puhkus, häiritud 24 tunni rütm ja töö üksluisus. Olge nii kena, tooge mõned näited elust enesest, kui juht on roolis magama jäänud ja on põhjustanud õnnetuse. Üks raskemaid õnnetusi oli circa 3 aastat tagasi, kui bussijuht jäi magama ja sõitis seisvale veoautole tagant sisse, mis tõttu sai kannatada üle 20 reisija, bussis reisijad, nii mitmed nendest ka raskelt. Juht siis ütles, et ta jäi magama, jah? Juhil sai kontrollitud ka töö- ja puhkeaega ja see muster, mis seal oli, tihti sellist ei näe, et ta oli täiesti magamata ja väga pika perioodi vältel. Ütles ta midagi oma vabanduseks ka? Tundis, et kõik on hästi. Et tema tundis, see ongi see probleem iga juhiga,
et ta tunneb, et ta jaksab, aga tegelikult see on väsimusseisund, mida ei ole võimalik ette arvata, et mis su keha teeb sellega. Kannatanud olid kõik reisijad, vanemad, nooremad inimesed, et kindlasti on märkimisväärne, et need, kes olid turvaga kinnitatud, siis nende vigastused olid palju väiksemad. Ja nii mõnigi tuli omal jalul välja ja meedikud lihtsalt vaatasid nad üle. Ehk on ka mõni näide tuua sellest, kui juht on tõesti ise ära tundnud, et ta on väsinud. Ta on auto ilusti parklasse ära parkinud ja teinud kerge uinaku. Ja nii mõnigi kord ju saame väljakutseid, et palun kontrollida juhti, juht võib olla joobes, sõiduk on parklas, mootor käib, kontrollitakse juhti, juht on lihtsalt puhkab, et ta on väsinud, ta tunneb, et tal on vaja väike paus teha 15-20 minutit. Ja see on ju ülimalt soovituslik tegelikult. Ja, ega see nii õige, nii peakski olema. Väsinud sõidukijuht on oht iseendale ja kaasliiklejatele. Aga kuidas saada aru, et te olete väsinud või kuidas saada aru, et juht, kellega koos te sõidate, on väsinud? Juhil endal, kui ta tunnetab, et ta ei suuda reageerida piisavalt kiiresti, ta ei mäleta just läbitud teekonda, tal pilk hajub, silm kipub kinni minema, siis need on ikkagi väsimuse sümptomid. Ja kaasreisijal alati soovitan tähelepanu pöörata ka autojuhile, et kui te näete, et tema silm nokib või kuidagi see tähelepanu hajub, näiteks hakkab see autojuht istme peal nihelema, siis soovitada kas või pausi teha või jutuga hoida juhti ärkvel, et need võimalusi on muidugi mitmeid. Kuidas autoroolis olles seda väsimust leevendada? Kas tõesti see vanarahva tarkus, et pea aknast välja ja muusika valjemaks, kas sellest piisab? Kõigepealt ma ütleksin, et väsinuna ei maksa üldse autorooli istuda. Kui on pikad autosõidud, võiks teha pausi 15 minutit iga 2 sõidutunni järgi. On abi ka, kui autosalongis keerata temperatuur paar madalamaks ja energiajoogid, ma pigem ütleks karastusjoogid, kohv, nendest on lühiaegne abi, mingisugust abi ikkagi on. Ja mida ma soovitan, et kui vähegi võimalik, siis sõita kellegiga koos, saab kas või juttu rääkida, raadiot kuulata, aga kui see väsimus on, tundub, et see on olnud pikka aega ja see on selline krooniline probleem, maksab alati abi küsida ka arstilt selle tõttu, et nii-öelda väsimuse taga unetust ja und mõjutavaid tegureid ei oska see autojuht endal kindlaks määrata ja tänasel päeval on ka uni arstide kaasabil hoopis paremini ja nii-öelda paremaks tehtav. Pikemalt sõitu planeerides on hädavajalik, et te arvestaksite ka puhkepausidega. Iga 2 tunni sõidu järel tuleb minimaalselt teha 15-minutiline paus. Tulge autost välja, värske õhu kätte, tehke kükke, tehke käteringe, just ennekõike õlavöötmele harjutusi. Kui võimalik, jooge kohvi ja ka teed. Eesmärgiks on katkestada see üksluine tegevus see roolis, vassimine, mis toob une peale. Tean omast käest, kui hästi see tegelikult toimib. Olid ajad, kui sõitsin Eestimaa ühest otsast teise, ennekõike just nädalavahetuste öötundidel ja oli korduvalt neid hetki, kui ma pidasin auto ohutuskohas kinni ja tegin 20, teinekord 30-minutilise kiire uinaku ja minu kaassõitjad ei olnud minu peale üldsegi mitte pahased. Nad pigem tunnustasid mind, et ma võtsin vastu selle otsuse, ma olin enda vastu aus, et ma olen väsinud, tegin kiire uinaku, see oli kosutav ja siis võis juba sõit palju ohutumalt jätkuda. Eesmärk ei ole ju võimalikult kiiresti kohale jõuda, vaid elusa ja tervena. Teadke, et väsimust ei saa maha suruda tahtejõu, juhi suurte kogemuste pagasi või motivatsiooniga. Sellised mõtted on enesepetted, ehk siis väsimust ei ole võimalik enda tahtele allutada ega kogemusega üle kavaldada. Õnneks muutuvad autod üha nutikamateks ja üha enamate sõidukite juhiabisüsteemid suudavad teie silmi jälgides tuvastada,
kas juhi võimekus on nõrgenenud unisuse, hajameelsuse või muude tähelepanematusest tulenevate tegurite tõttu ning pakkuda lisatuge viisil, mis antud olukorraga kõige paremini sobib. Oluline osa on ka mahutundlikul roolil, mis tajub, kui juht sellest lahti laseb, mõjutades sellega rooli stabiilsust. Kõik autod siiski nii nutikad veel ei ole. Küll aga on pea kõigil vähegi uuematel autodel olemas juhiabisüsteemid, mis annavad märku, kui te oma sõidureast välja hakkate kalduma. Olenevalt lahendusest hakkab rool käes vibreerima, kuid ka ekraanidele ilmuvad vastavad teated ja isegi helisignaaliga antakse märku. Kuid abilisi on veel teisigi ja osad neist otse teie auto rataste all. Kindlasti olete autoga sõites märganud, et keset teed on ristipidi sellised valged jooned ehk täristid ja külgedel on põristid. Ja need ei ole ilmselgelt siin niisama ega ilmaasjata. Martin, ole hea, räägi, mis asi on põristi? Põristi on maanteel kasutatav liikluskorralduslik element, mis on sõidude kattesse freesitud 1 sentimeetri sügavuselt. Ta on 15 sentimeetrit lai ja 30 sentimeetrit pikk. Et põristi eesmärk siis on juhtida sõidukijuhi tähelepanu olukordades, kus võib tekkida selline ohuelement tee peal. Et näiteks kas juht jääb magama või on ta tähelepanu näiteks telefoni vaatamise tõttu hajutatud. Et siis kui sõidukijuht satub põristile, siis põristi tekitab sellise kerge vibratsiooni sõidukile ja iseloomuliku heli, et mis peaks siis sõidukijuhi tähelepanu juhtima sellele, et midagi on auto suunaga valesti ja et sõiduasendit tuleks korrigeerida. Aga mis asi on siis täristi? Täristit kasutame me maanteelõikudel, kus tuleb olla tavapärasest tähelepanelikum. Näiteks tähendus raudteeülesõidule, piirata nähtavuse ristmikule või tuleb kiirust oluliselt alandada. Ehk siis täristi on need valged jooned, mis on risti sõidusuunaga tee peal. Just nii, täristid on risti sõidusuunaga tee peal. Nad on kuni 1 sentimeeter kõrged ja kui sõidukijuht sõidab üle täristi, siis ta tajub üle sõites samuti nagu põristigagi kerget vibratsiooni ja kui vibratsioon tekib, et siis sõidukijuht teab, et tuleks tähelepanu pöörata mingile kindlale faktorile. Mille järgi nende asukohad valitakse? Teljepõristi kavandatakse kõikidele põhimaanteedele, tugi- ja kõrvalmaanteedele kavandatakse teljepõristi ainult juhtudel, kui aasta keskmine liiklussagedus on 2000 autot ööpäevas. Servapõristit kavandatakse juhul, kui teeaastane keskmine liiklussagedus on vähemalt 4000 autot ööpäevas. Põristit ei rajata sellistel juhtudel, kui sõiduki kiirus teatud teelõigul on alla 60 km tunnis. Samuti ei rajata põristit ristmikule, viaduktidele, sildadele ja ka lähemale kui 100 meetrit müratundlikele kohtadele, näiteks elumajad. Aga kui rääkida täristitest, siis täristid rajatakse 50 meetri kaugusele enne teelõiku, kus tuleb olla tähelepanelik. Täristi paigaldamine ei sõltu liiklussagedusest. Martin, sina kui autojuht, oled sa liigeldes märganud teede peal täristeid ja põristeid? Tead sa, mis need on? Ma olen märganud erinevaid asju, mis kas äratavad ja teevad häält, aga ma ütlen ausalt, ma ei tee vahet, kumb on täristi ja kumb on põristi. Aga ma ise tunnen, et see on meeletult suureks abiks samamoodi, et teinekord autojuht tihti nagu lülitub mingi automaatika peale. Eriti kui pikk sirge. Just, Tallinn-Tartu maantee, meil kogu aeg see 4-järjeline pikeneb, väga mõnus on sõita, aga ühtlasi selle mõnuga kaasneb ka mugavus ja see mugavus võib tekitada laiskuse, et see laiskus tekitab magamajäämise või mis iganes muu lohakuse. Et kindlasti need, mis tekitavad mürinat, värinat, vibratsiooni, meeletu abi. Mida sa soovitad teistele kaasliiklejatele, juhtidele sellistel situatsioonidel, kui nad tunnevad võib-olla sellist väsimust või ongi tegelikult eelnev öö vahele jäänud, et nad pole magada saanud? Loomulikult omast kogemusest ma ütlen, et kui pole saanud magada, siis võimalusel ära istu, sest et tõesti see minu jaoks, kes ma olen avarii läbinud, ta on võrdeline alkoholijoobes olemisega, sest et sealt tegelikult ei adekvaatselt ei hinda oma võimeid sellel hetkel. Et loomulikult on võimalik ära istu rooli. Kas politsei kontrollib ka kuidagi juhtide väsimust? Väsimusseisundit kui sellist saab hinnata arst ja arst saab selle hinnangu anda. Kui politseil tekib kahtlus, näiteks sõiduauto juhi puhul, et tal on väsimusseisund või on mingi muu terviserike, siis selleks tuleb viia juht tervishoiuasutusse, kus siis arst annab hinnangu. Küll aga me kontrollime kommertssõidukite juhtide, veoauto ja bussijuhtide töö- ja puhkajanõuded, mis on just selle sama eesmärgiga kogu Euroopas ka määratud.
et üldine nõue, mis on samamoodi uuringutest lähtuvalt on tulnud, ta on nii ka juhtide kaitseks, et tööandja neid ei sunniks kauem töötama, kui ka liiklusohutuse mõistes on minimaalne nõue on alati, et 9 tundi on see tegevus ööpäevas, kus juht ei tohi tegeleda autojuhtimisega. Seda, kas ta nüüd puhkab, magab või tegeleb mingite muude asjadega, seda me kindlasti ei oska öelda, kuid eeldus on, et 9 tundi on talle ette nähtud. Kiidan neid ettevõtjaid, kes on suutnud oma tööd korraldada selliselt, et nende juhid ei pea rikkuma, nad on motiveeritud tööd tegema ja loomulikult on alati ka nii-öelda see tõrvatilk seal meepotis, aga see on kogu Euroopas on see probleem, kuna on tegemist tugeva konkurentsiga veoturul ja see tingib ka nii-öelda nõuete rikkumist. Kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja kaasliiklejatele. Ärme kihuta ja ärme istu autorooli väsinuna, vaid ikka puhanuna ja pikematel sõitudel olge nii kenad varuga aega puhkepausideks. Piisav ööuni on parim trenn hommikul rooli istuvale juhile. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!